Tere! Mina olen õpetaja Mari ning selgitan, mida sina pead tegema oma koduse ülesande eest hinde saamiseks. Esiteks, kirjuta oma matemaatikavihikusse pealkirjaks Minu toa ümbermõõt. Tõmba pealkirjale joonlauaga joon alla ning kirjuta töö tegemise kuupäev vihiku äärele. Joonesta vihikusse oma toa plaan ning tee seda hariliku pliiatsi ja joonlaua abiga. Kui oled oma toa plaani ehk siis oma toa kuju vihikusse ära joonestanud, võta mõõdulint või mõni pikk joonlaud, mille abil sa mõõdad ära oma toa seinte ligikaudsed pikkused detsimeetrites. Ligikaudsed pikkused detsimeetrites tähendab seda, et kui näiteks sinu toa ühe seina pikkuseks on 30 detsimeetrit ja 5 sentimeetrit, siis sina määrad või kirjutad oma toa seina pikkuseks 31 detsimeetrit. Kirjuta need pikkused joonisele õigetesse kohtadesse, ehk siis lühema seina pikkus tuleb joonisel lühema lõigu juurde, pikema seina pikkus ikkagi pikema lõigu juurde. Seejärel arvutad sina oma toa ümbermõõdu. Selleks kirjuta tehe, mille abil sina oma toa ümbermõõdu leiad ning kindlasti võrdusmärgi järele vormista korrektne vastus. Selleks, et saada väga head hinnangut ehk hinnet B-d, oled sina kirjutanud vihikusse õige pealkirja, nii nagu juhises on öeldud. Oled selle alla jooninud joonlauaga ning pealkirjaga ühel real on ka töö tegemise kuupäev. Oma plaani, toaplaani oled sa joonestanud hariliku pliiatsi ja joonlaua abiga ning kui oled oma toa ära mõõtnud, siis kõik mõõdud oled kindlasti õigetesse kohtadesse vastavalt plaanile kirjutanud. Ümbermõõdu arvutamisel on sul kirjas õiged arvud, sa ei ole ise neid välja mõelnud, vaid oled nad jooniselt võtnud ning oled lisanud ka mõõtühikud tehtesse. Kui aga sina soovid saada suurepärast hinnangut, siis lisaks oma toaplaani ümbermõõdu arvutamisele oled sa oma toast valinud veel ühe eseme, mille ümbermõõdu sina arvutad. Olgu selleks siis voodi, kapp, laud, tool, tooliplaat, tooli seljatugi, mis iganes. Palun kindlasti kirjuta täpsemalt välja, millise eseme plaan sul on joonestatud. Samuti joonestad sa selle hariliku pliiatsi ja joonlauaga. Kannad ka vajalikud andmed õigesse kohta joonisel, ka detsimeetrites ning seejärel oled arvutanud ka selle eseme ümbermõõdu. Jõudu tööle!